tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tuli palve vaatajate poolt teha teema, mida tahab teile öelda mees, kellega elasite kaua koos. Mida ta tunneb teie suhtes? Kas tal on uus naine? Nii. Vaatame kõigepealt teie iseloomustust või mis energiates te praegu olete, proovige ära tunda, kas siin midagi sobib teile või mitte. Kui tunnete, et siin midagi ei ole teist, siis antud video teile lihtsalt ei sobi hetkel. Võite vaadata mingid muud videod, jah? Nii, teie energiat praegu. Teil on hirmud, võib-olla on teil mingid unetutööd armastuse pärast, kus on mõlemapoolne armastus. Teil on niisugune tunne, et see armastus võib-olla ei jõuagi teieni, et võib-olla ongi juba ära läinud, teie juurest hakkab eemalduma ja teil on tõesti hirm selle pärast, et mina ei saagi sellist armastust, nagu ma soovin. Samas mingi vana valu on hakanud teie sees tervenema. See on, ütleme, praktiliselt läinud ära nulli ja te olete valmis võtma vastu nii-öelda järgmist olukorda teie elus. Et see õppetund või see valu, mis teil on, see on tervenenud ja olete valmis uueks olukorraks, mingiks uueks sündmuseks teie elus. Teil on alateadlikud hirmud. Te olete selline tulise energiaga naine, tulise ütlemisega, tulise käitumisega. Et te võite isegi oma alateadliku mõttejõuga võite te täielikult muuta midagi või ära hävitada. Teie mõtte ja teie tegevuse selline jõud on väga-väga tugev. Te võib-olla mõtlete, et võib-olla mina praegu mingi oma tegevusega olengi midagi oma elus praegu ära hävitanud. Siin näitab karikate 3 ja mõõkade 3 ja mõõkade kuningas. Teile teeb haiget võib-olla üks olukord, võib-olla, kus on 3 inimest, arvul 3-nurk. Sest kuidagi, et võib-olla varem oli teil nii-öelda selles arvu 3-nurgas hea, aga nüüd see teeb kuidagi haiget. See on põhjustatud kellegi meesterahva poolt. See, mida te külvasite, selle tulemusi te praegu nii-öelda saate. See, mida te olete ehitanud, see pilt hakkab valmis saama. On keegi mees, kes tahab teiega luua ühist kodu. Ta on mõelnud teie peale päris kaua. Ta tahab teiega koos olla. Ta kujutab ette, kuidas te 2 olete juba ühinenud ja elate ühises kodus. Võib-olla see mees on teinud juba samme selleks, et hakata teiega ehitama ühist kodu. Ja teil on tunne, et Fortuna on pööranud teile selja, et te olete lihtsalt illusioonides, oma mõtetes. Teil on tunne, et minule õnne ei naerata.
te tahaksite ka oma suhetes või noh, oma peres või näiteks tahaksite uuesti, kes näiteks ei ole ammu pidanud oma sünnipäevi, üldse mingisuguseid tähtpäevi, see on kogu aeg on sellises varjusurmas, te tahate uuesti hakata oma tähistama tähtpäevi, sünnipäevi, võib-olla sõpradel külas käia, aga praegu teil justkui on veel käed selle jaoks seotud, te justkui veel tunnete hirmu, et ei, ma ei saa veel seda teha või et ma ei julge seda teha, on ju. ja uuesti räägivad kaardid teie puhul kahepoolsest armastusest, mille seeme on juba nii-öelda mulda pandud. Seepärast, et te olete kellelegi väga-väga väärtuslik. Keegi, kes tahaks teid mingis mõttes kontrollida, teid hoida oma nii-öelda valvsa pilgu all, vaadata, mis te teete. Ja võib-olla ta on selline inimene, kes võib oma tegudega täiesti ka haiget teha teile. Võib-olla on kunagi isegi teinud teile haiget. Et teil on mingi kogemus juba sellest, kuidas on elada koos inimesega, kes teid tohutult kontrollib, kes võib oma sõnadega teile kuidagi haiget teha. Et kellel võib-olla on sellised salajased siuksed natuke negatiivsed võib-olla mõtted, soovid teile võib-olla haiget teha. Väidab, et armastab teid, et te olete talle vajalik, tähtis, aga tegelikult on seal hoopis mingi teine alltekst. Siin on hästi erinevad energiat teil praegu. Teil on nii vabanemist, teil on mingite vanade asjade ära lõpetamist. Samas teil on teil on hirme uute suhete ees. Te olete saanud mingi valusa kogemuse mehega või meeste suhtes, on ju, ja nüüd te ei tea, kas võib usaldada meest või mitte. Kui te nüüd tundsite ära, et see käib teie kohta, siis antud video sobib teile. Nii. Võib-olla tõesti see, kui siin see mees ära läks, et see oligi see jälg, mis ta teile jättis. Ja teil nüüd, ütlete, et olete tervenenud, aga nagu ikka mingi hirm on jäänud veel sisse, et aga mis siis, kui on ju. Nii. Ja vaatame, mida tahab siis teile öelda mees, kellega elasite väga kaua koos. Mis on teie jaoks kaua? 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja nii edasi aastat, on ju. Et see on juba kaua. Nii. Mida see mees tahab teile öelda, kellega te olete nii kaua koos elanud, kellega te nüüd enam koos ei ela, kes elab juba oma elu, on ju. Nii, mida see mees, nii-öelda teie eks, on ju, mida ta tahab teile öelda? Ta ütleb, et mul on praegu rasked ajad. Mul on tõesti raske. Ma ei tea, kuhu minu tee mind viib. Ma olen tihtipeale mõelnud, et ma lasin sellise tähtsa inimese käest ära. Et kui ma olin rumal, et ma tegin sellise valiku. Praegu mul on rahaliselt raske. Kord on raha, kord ei ole raha. Et mul on praegu rasked ajad. Mida see mees tahab teile öelda? Aga sina olid minu külluse allikas. Sina andsid mulle usku, lootust, armastust. Sa hoolitsesid minu eest. Sa olid minu tugi, sa olid minu jõud. Ma tundsin ennast sinu kõrval tõesti mehena, tugevana. Jah, ma luurasin sinu järgi. Jah, ma jälgisin sind. Ma vaatasin, kus sa käid. Ma lugesin sinu telefonisõnumeid, kui sa kellelegi saatsid, on ju. Ja ma tõesti jälgisin sind, sest mul oli hirm, et äkki ma jään sinust ilma. Ja võib-olla ma tõesti mõtlesin üle. Nii, mida see mees, teie eks on ju, tahab teile edasi öelda? Tunnistab ausalt, et tõesti ma mõjutasin sind. Mul olid siukesed mingisugused saatana kaart on ju. Ma olin sinust liiga kinni, ma olin sinusse klammerdunud, ma tahtsin sind mõjutada, nii nagu mulle on mugav, kas siis läbi mingite siukeste varjatud käitumiste.
sest mul oli kogu aeg nagu alateadlik hirm, et ta jätab mu maha, et mis siis saab, kui ta mu maha jätab, on ju. Ta justkui nagu, see mees räägib, et ma justkui kogu aeg mängisin seda stsenaariumi läbi, et ma seisan siin, ütleme siin silla peal ja sa lähed lihtsalt kõnnid nagu noh, minu elust välja. Sa aitasid mind alati, kui oli abi vaja, sa olid nõus ka kedagi teist veel appi paluma, kui meil läks nagu kuidagi raskeks, on ju, et me koos nagu tulime halbadest aegadest välja. Sa olid alati minuga armastav, sa andsid mulle alati seda armastust, mida mul nii väga vaja oli. Ja ma tõesti tunnistan, ma käitusin sinuga halvasti, ma hoidsin sind nii-öelda lõksus, ma ei lubanud sul kuskile minna, ma vahest isegi keerasin ukse lukku, ma ei lasknud sind välja, ma võtsin võtme kaasa, et sa välja ei saaks. Ja ma tunnistan, ma käitusin sinuga väga halvasti, on ju. Ma ütlesin sulle halvasti sõnu, ma tegin sulle sõnadega haiget ja ma tegin seda halvasti, et see oli nii. Aga meil olid ka päris häid aegasid, kus meil ei olnud mitte midagi halba, kus ma olin väga-väga õnnelik sinuga. Ma isegi jumaldasin sind, sa olid minu jaoks nagu hästi tähtis naine. Ma nägin sinuga koos palju uusi võimalusi. See oli meil nagu päris alguses, et siis ma olin päriselt õnnelik, siis mul ei olnud mingit hirmu sinust ilma jääda. Aga see hirm hiilis minusse vaikselt, sest sa olid ilus naine, sa olid ahvatlev naine ja mul oli hirm, et teised hakkavad sind vaatama ja sellepärast ma hakkasingi nagu piirama sinu võimalusi. Lõpuks kuni selleni, et isegi võib-olla sinu ema-isa ei saanud sind vaatama tulla, sinu sõbrannad, sinu õed-vennad, noh, kui need olid, on ju, et ma ei lastud mitte kedagi enam lõpuks sinu juurde. Et ma ähvardasin sind kodust välja viskamisega, kui sa ei tee nii, nagu mina tahan. Et jaa, ma tegin seda. Ma põhimõtteliselt kogu aeg tegin nagu teed selle jaoks läbi armastuse. Seni, kuni sa lihtsalt jätsid mu maha, kui me läksime lahku. Ma lihtsalt nii kaua tegin tööd läbi armastuse, selles mõttes jutumärkides on ju sinuga. Ma tegin sulle igapidi haiget, seni kui sa lihtsalt ise lahkusid ära. Meie elust, et me läksime lahku, on ju. Et see oli kõik minu süü, et mina niimoodi tegin ja ma tunnistan, ma olin süüdi. Ma olin tõesti süüdi. Nii. Mida see mees tunneb teie suhtes? Mida see mees tunneb teie suhtes? See mees, kellega kaua elasite koos. Mida see mees nagu tunneb praegu teie suhtes? Vaatame. Mida see teie eks, kellega te kaua koos elasite, mida ta praegu tunneb teie suhtes? No tal on ikkagi need mälestused, et näed, et kui ta ikka maha jättis ja kõik need, mida ta nagu igatseb teie järgi. Ta tahaks uuesti üles ehitada nii-öelda nende vanade nii-öelda rusude peale täiesti uut kodu, et jaa, ma tahan, ma olen selleks võimeline, ma luban, et ma nii enam ei tee, aga kuna tuleb mõõkade kuningas, siis ei, ta hakkab ikka edasi käituma, sest tema loomus on selline, olla selline külm, võib-olla sõnades selline vägivaldne. Ta lubab, aga ma ei näe, et see oleks nagu, sest ta ei saa oma iseloomu muuta, ta arvab, et ta suudab, on ju. Nii, mida sa tunned selle naise suhtes? Et saad aru, mul käisid lihtsalt, ma armastasin tugev, mul käisid tunded üle pea ja mul oli kogu aeg kujutasin ette, et meil on armukolmnurk, et sul on kuskil armuke, et sa käid kellegagi kohtamas, on ju, või et keegi armastab sind ja mina ei tea midagi ja see lihtsalt ajas mind hulluks ja see lihtsalt lõhkus mind seespoolt, see lõhkus ka meie suhet hästi tugevalt. Sest ma ei suutnud oma tundeid üldse ohjata.
mis tunded sul on nüüd selle naise vastu, kellest sa lahku läksid? Mul läksid tunded nii üle pea, et sind tuli aitama või kaitsma sinu ema, noh, kellele vanaema, kellele ema. Ja te üritasite koos mind nii-öelda parandada, te üritasite mind viia, noh, inimeste juurde, kes saavad abi anda mulle, sest ma ei suutnud ennast valitseda ja sa kutsusid jah, kas ema või vanaema, et nagu noh, endale nagu kaitseks, et nagu koos hakkama, sest sa hakkasid nagu minu pärast kartma, sa hakkasid mind kartma, onju. Aga minul olid tohutud tunded sinu vastu, aga ma lihtsalt ei osanud neid tundeid ohjes hoida. Nii, mida sa tunned selle naise suhtes, kelle sa maha jätsid? Mul oli väga, ma tean, kuidas ma mõtlesin üle, sest minu alateadvusest tulid tõesti esile igasugused pildid, kuidas sa oledki kellegi teisega salaja, võib-olla töös saate kokku ja sealt tekkiski mu selline haiglane jälgimis, ütleme, tahe jälgida sind igal pool, luurata, sest mul oli siukene, no mul oli siuke lihtsalt siuke tugev hirm, et sul on kogu aeg kuskil keegi teine. Ma lihtsalt mõtlesin nii palju üle. Mida see mees tunneb teie suhtes? Kuna ma olin väga-väga armunud sinusse, kas see mees siis oli internetis, luges veel midagi juurde või kujutas midagi ette, et näed, et võib-olla mu naine saabki kellegi kokku, lähevad kuskile ära, saavad kokku, onju. Aga tegelikult ma armastan sind väga. Sa oled nagu minu naine, minu täht, minu A ja O. Ma tõesti armastan sind siiani, mis siis, et me oleme nii kaua juba lahus olnud. Et see ei vähenda minu armastust sinu vastu, ma armastan sind ikka meeletult, hästi-hästi tugevalt. Ja tegelikult ma ütlen sulle ausalt, ma tahaks sinuga uuesti alustada kooselu täiesti nullist. Ma tean, et ma kõlan narrina, aga proovime nendest haavadest ja hirmudest üle saada, proovime selle valu on ju nagu terveks teha. Ja ma tean, et sa kardad mind, ma tean, et sa kardad, et äkki ma teen sulle jälle kuidagi haiget, aga no ma luban, et ma ei tee, ma luban, sest ma nägin, kuidas sa haiget said, kuidas sa nutsid, kuidas sa kannatasid, ma luban, et ma ei tee sulle enam haiget, on ju, ma luban, et see ei kordu. Ma tahan uuesti proovida sinuga uuesti koos hakata elama. Noh, ma luban, et ma olen selleks valmis. Aga naine, tegelikult see mees ei ole valmis, sest see naine saab jälle haiget. Ja mees läheb uuesti sellesse vanasse tsüklisse ja hakkab teiega täpselt samamoodi käituma, nagu ta tegi seda vanasti. Nii. Ja siis küsime veel selle mehe käest. Kas sel mehel on uus naine? Kas sel mehel on uus naine? Kas sel mehel on uus naine? Ma ei näe, et sellel mehel uus naine oleks, seepärast ta jälgib kogu aeg teid. Ta on nii kurb, ta on nii leinas. See, et ta, noh, et ütles, et ta ütleb, et ma saingi nüüd karistuse sellest, et ma jälgisin sind kogu aeg, ma luurasin su järgi. Ja nüüd ma saingi oma karistuse, et kas sellel mehel on keegi teine naine nüüd või? Ei, et ma olen nagu vaba lind. Käin seal, kus tahan ja mul ei ole mitte kedagi. Sellepärast, et selline iseloom nagu minul on, inimesed või naised nagu tajuvad seda, missugune ma tegelikult olen ja põgenevad minu eest, aga ma luban, et ausalt ma olen ennast tervendanud
ma olen seda haava endast tervendanud, ma olen seda valukohta endast tervendanud, mis tegi minust sellise inimese. Ja ma olen nagu õppetunni saanud, ma olen olnud üksi, mul ei ole praegu ühtegi naist. ma olen otsinud omale naist, aga see kõik on lõppenud tulutult, mitte keegi mind ei taha. ma ei tea, kas nad tajuvad ära, mis energia mul on või mida ma olen minevikus teinud, aga lihtsalt, no ma ei ole ühtegi naist leidnud, kes mulle oleks sobinud, mitte kedagi. et ma tahan ju ka armastust, aga ei, mulle ei anta seda, et see tuli hõõgub minu sees, aga mul ei ole seda kellegagi jagada. mul ei ole ühtegi naist, kes minu ellu tuleks, sest keegi ei taha mind. Küsime niimoodi, et okei, aga kas sa kavatsed ise kuidagi ühendust võtta selle naisega? Kuna sa ütled, sa igatsed ja tahad uuesti alustada, kas sa võtad ise temaga uuesti kontakti, helistad või kui sa tead, kus ta elab, et kas sa lähed talle siis külla või mida sa teed? Ma ei tea, kas õnn naeratab mulle niimoodi, sest see on nagu liiga valus mulle. Torn, ma ju ise lõhkusin kõik ära. Kas sa lähed ise kohale selle naise juurde või? Ja ma ütlesin, ma olen muutunud, ma olen valmis uuesti alustama. Ma olen selle peale nii palju mõelnud, aga sa lähed ise kohale selle inimese juurde või võta selle naisega ise ühendust. Ma kasutan nagu mingit kolmandat osapoolt, et see inimene aitaks nagu saada uuesti ühendust selle minu naisega. Ma olen selleks tööd teinud. Nii, kas sa lähed ise kohale? Tunded on hästi tugevad sellel mehel, päriselt. Ta nii palju non-stop mõtleb teie peale, et jaa, ma üritan, samas ma üritan vaigistada seda valu, kõiki neid siukse valesid mõtteid, mis mu peas on, ma üritan seda kõike vaigistada, aga ma ei saa nende tunnete vastu, mida ma sinu vastu tunnen. Kas sa tuled ise kuidagi kohale või? Kui see naine annab loa, siis ma tahan tulla, aga ma tahan, et see naine ise annab mulle loa, et avab uuesti ukse ja me hakkame uuesti otsast peale, sest mul on selle naise vastu ja ma tean, et see naine armastab ka mind. Et nii imelikuna, kui see ei kõla, ma tunnen, et sellel naisel on jätkuvalt minu vastu sama suured tunded kui minul. Kas sa tuled siis ise kohale või? Ma hoian ennast väga jõuga tagasi, aga ma tahan teda enne teavitada, et ma tulen sulle külla, et kas sa võtad mind vastu. See naine võib teid tagasi võtta, siin ta juba teab, et te tulete, saadate sõnumi niimoodi, et te juba siin teete kõik kodus korda ja ootate teda. Tegelikult te võtate selle mehe tagasi, kui see mees teie ellu ilmub. Kas te armastate seda meest või? Te olete läinud muutusesse sisemiselt, et hästi palju on palju negatiivset, palju puudujääki on muidugi sellest mehest, et ma igatsen ta järgi, aga ma pean nagu targalt käituma. Mul on ja see tuli tema vastu. Kas sa armastad seda meest? Lihtsalt saate aru, kui ma mõtlen selle mehe peale, ma mäletan seda, kuidas ta minuga käitus, kuidas ta mulle haiget tegi, kuidas mulle selja taga noa selga lõi, onju. Kuidas ta mind reetis, onju. Missuguseid valejutte ta minust rääkis selja taga, mis oli tegelikult kõik täiesti vale, onju. Kuidas ta mind kinni hoidis. Mul tuleb kõik see valu meelde. Kas sa armastad seda meest? Ta oli nagu saatan. Ta oli nagu inimene, kes oli nagu, et ma olin tema oman. Ta oli tohutu armukade. Ta oli selline omamoodi nagu metsik, ta oli kirglik, aga ta nagu hoidis mind kogu aeg kinni ja ma olin nagu pidevas sellises stressiseisundis. Ma kogu aeg mõtlesin, et missuguse uue asjaga ta nüüd jälle välja tuleb, et mida ta jälle seal mõtleb. Aga ma küsin, kas sa armastad seda meest või? Et teate, et nii imelikul see ei kõla, ma olen valmis talle uuesti andma võimaluse. Ja ma tean, et see kõlab väga siukeselt nagu, et ma iseennast ju hakkan põletama, kõrvetama sellega, aga ta on siiski minu päike ja olemata sellest, kui meeletult ta mulle haiget tegi,
ma annan talle veel selle uue võimaluse, ma annan talle selle võimaluse. kui see mees tuleb uuesti teie ellu ja te võtate ta uuesti vastu, missugune on selle mehe käitumine teie vastu nüüd, kui ta ütleb, ta on muutunud, ta on aru saanud oma veast, et ta nüüd käitub teiega teistmoodi. kui te elate nüüd uuesti koos, hakkate koos elama, kuidas see mees hakkab teiega siis käituma? Esialgu mees hoiab ennast vaos, ta, see valukoht on tal parandatud, ta on hästi töökas, ta hoiab ennast vaos, aga naine on pinges, sest tal tuleb hirm ülesse. ta ei tea, millal jälle mehel need emotsioonid löövad üle pea. ta on nagu hirmuootuses, kuigi esialgu nagu rahulik kõik, aga mingisugune nagu raske meeleolu või raske energia on nagu justkui õhus, onju. juba on esimesed ohumärgid õhus, juba on tajuda, kuidas ta juba mõtleb jälle neid häirivaid mõtteid, juba tema käitumine muutub selliseks ebastabiilseks, aga veel on teil kodus nagu rahu, veel on olemas see rahu ja stabiilsus. kuidas ta teiega nüüd käitub, kui hakkate temaga uuesti koos elama? Ja juba ongi esimene piirang. Naine üritab uuesti veel ennast jalgadele ajada, öelda, kõik on õige, kõik on korras, onju. Aga mehes ärkavad uuesti samad tunded, hoida naist täieliku kontrolli all, jälgida teda, täiesti omandi himu lööb ülesse, sest tunded tekivad uuesti. Sest see naine, ta on ilus ja ta tekitab sellist armastuse tunnet mehes, et see mees lihtsalt, tal tekib jälle see selline kõik see tema tume pool tuleb ülesse. Ta tahab jälle seda naist kuskile kinni panna, luku taha, minu oma, ma ei anna sind kellelegi, onju. Naine hakkab juba muretsema, ta juba tajub ohtu, ta saab aru, et see oli illusioon, et ma lubasin uuesti teda oma ellu tagasi, sest ma nii lootsin, et meil tuleb nagu uuesti stabiilsus tagasi. Aga juba ma pean ennast tema eest kaitsma, juba ma pean kodust ära jooksma tema eest, sest ta juba vägivallatseb, ta juba tahab mulle haiget teha. Ja ma sain jälle haiget, ta jälle, seal, ma ei tea, kas ründas kuidagi või. Ja ma jälle põgenesin kodust. Ja mis siis saab lõpuks edasi? See suhe läheb ikkagi lahku, tuli see torn, narr, kõik läheb ära nulli täielikult ja see tee, nende teed lähevad ära lahku. Seekord ei pidanud see üldse, see suhe, see pereelu ei pidanud ka, kas ta isegi aastat pidas, sinna minu arust ainult kuudega tuli see muutus. Võib-olla mõnel peab see suhe aasta vastu, aga minu arust mitte üle aasta. Mul on selline tunne, ma võin ju eksida ka, see on siiski üldine lugemine, aga ei, see läheb uuesti karidele, aga palju kiiremini kui tooga, sest tooga te suutsite väga kaua koos elada, et te suutsite kannata selle mehe vägivalda, ja ta armastas teid, aga samas uuesti ta armukadedus oli lihtsalt kohutav. Tunned läksid üle pea, ta läks peast lihtsalt segi oma tegudega, et see oli lihtsalt kohutav. Seekord läksite uuesti laiali, sest tema tema jälitamine, kontrollimise vajadus läks uuesti suureks, hakkas uuesti tööle teiega, sest teie olete tema jaoks selline trigger, sest tema tunded on teie vastu tõesti suured, aga lihtsalt see vallandub temas selle negatiivse ja tumeda poole kahjuks. Ta midagi õppis ära, aga see ei olnud nagu lõplikult ära õpitud. Jah, kahjuks.
mida tahavad kõrgemad jõud öelda. Noh, teie suhte puhul siin, jah. Et siin ei olegi midagi, et see suhe ongi selline, kus ta teeb teile kogu aeg haiget. Ta on hästi jõuline nagu teie üle, kontrollib teid. Et tegelikult sellest mehest peate hästi-hästi kaugele minema. Et te ju tajusite seda ammu juba, et ta ei ole okei nagu käitumises. Et aeg on nagu ikkagi teha selle suhtega lõpp, need mõõkad äss. Et lõigake see suhe lõplikult läbi, et see mees ei saaks teile enam kunagi haiget teha. Ja näete, karikate kuningas on paki all ja selle mehe tunded möllavad ikka tohutult. Selline oli siis tänane video. Ma tänan teid, kes te vaatasite. Pange like, kui teile meeldis. Kirjutage kommentaar, kui soovite. Vajutage, uued tulijad, vajutage tellinuppu ja vajutage ka musta kellukest. Siis edaspidi saate alati teavituse, kui ma olen uue video üles laadinud. Kes tahab oma isiklikele küsimustele vastuseid saada, see võib kirjutada mulle aadressil piiv.rutt@gmail.com. Saame leppida kokku päeva ja kellaaja ja Messengeris teha siis videokõne. Seal saate siis küsida küsimusi nii palju, kui te soovite seal on ju, et seanss võib kesta umbes tund aega, võib ka vähem, oleneb palju teil on küsimusi. Ma ei tegele terviseteemadega ja kohtuteemadega. Seanss on tasuline ja võite küsimused omale enne paberile enda jaoks üles kirjutada, sest teinekord video ajal võivad lihtsalt need küsimused meelest ära minna. Ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.